Kalender näitab, et kätte on jõudnud juunikuu ja see tähendab ainult üht. Ma hakkan varsti vananema. Täna on 1. juuni, lastekaitsepäev ja meie alustame oma sõitu praegult Nõmmele. Lähme Nõmme kebaabist läbi. See on üsna selline populaarne kebaabi koht, sellepärast et absoluutselt iga kord, kui me sinna lähme, on seal mingi järjekord. Eelmine kord oli lausa uksest välja, nii et peab hea asi olema. Tavaliselt võtame selle lepasuitsu lõhe risotto ja selle pizza cinghiale, mis on siis mets ja lihaga. Hakkame sööma, jah. See on natukene, see särk on natuke määritud. See väike plekk on seal. See on mustikaplekk. Mustikaplekk. Kuule, mis me tellime? Kas võtame lõhe risotto või? Aga mets ja liha pizza? Ai, see meeldib ka sulle, jah? Aga kuule, kas võtame limonaadi ka või? Kas võtame? Täna on 6. juuni ja mina teen lapsele pannkooke. Ja ma kasutan ainult banaani ja muna ja panin mõned mustikad ka sisse. Tulime korra Stroomi randa ja lähme vaatame hästi ilusat päikeseloojangut. Poja, kas lähme vaatame päikeseloojangut või? Lähme vaatame päikeseloojangut. Täna on 16. juuni ja meie tulime natuke jalutama jälle. Seekord avastame Männiparki. Üks musirull jäi autos magama, nii et nüüd me võtame ta siit autost ja paneme härusse.
Selle pargi võib vabalt ümber ristida orava pargiks. Kas keegi on jäätise kallal maiustanud või? Miski nagu reedab, et sina oled vist jäätist söönud või? Me paneme siin lapse ratast kokku. Nii, laps istub nüüd esimest korda oma esimese aasta sünnipäeva kingi selga. Nii et see on selline käru ja ratas üheskoos. Käes on 22. juuni ja homme on juba jaanilaupäev, mis tähendab seda, et ühtlasi on minu vananemispäev. Ja kuna mul on sünnipäev, siis ma viin oma pere piknikule ja ma teen kõik toidud ka ise, et tuleb selline vanakooli kartulisalat. Ma kohe varsti näitan teile selle tegemist ka. Lisan sinna ilmselt herneid ka. Ja koogiks tuleb selline tummine küpsise tort, mille vahele mina lisan tavaliselt rabarberit. Ma natuke keedan seda rabarberit pehmeks ja siis kõikide kihtide vahele panen ka rabarberit. Ma ei jõua enam hakkida hommikust õhtuni. Keetsin rabarberid ära ja nõrutasin selle vee sealt välja sõelaga. Selle rabarberi massi ma panen küpsise tordi kihtide vahele. See mahl, mis nüüd rabarberi keetmisest nagu üle jäi, et selle ma kasutan ära küpsiste leotamiseks. Siis on need küpsised palju pehmemad ja see kook on lõpuks selline suus sulav. Ettevalmistused on tehtud ja nüüd hakkame siis torni laduma. Tere hommikust! Täna on siis 23. juuni, jaanilaupäev ja minu sünnipäev. Ja nagu ma teile eelmises lõigus rääkisin, siis täna me lähme natukene loodusesse. Teeme sellise hommikusöök lõuna pikniku. Segasin kartulisalati koore ja majoneesiga kokku ja võtame siis selle niimoodi kaasa karbi sees. Siin on mõned nõud ka, mis me siis piknikule kaasa võtame. Lapsele ma võtan toitu kaasa tema termosega. See on uus termos, millest ma maikuu vlogis rääkisin. Ja meile ma võtan kaasa kohvi sellise termosega. Lasin ahjus lihakad viinerid ka soojaks. Need on siis hea kartulisalati kõrvale süüa. Nii et meil tuleb täielik sünnipäeva klassika. Kartulisalat viineritega ja küpsise tort. Ja kõik see tuleb meiega siis randa kaasa.
meie jõudsime nüüd Vääna Jõesuusse randa. Sünnipäevalapse järeltulija jäi magama, nüüd kui me randa jõudsime. Nii et võtame siis käruga ta kaasa. Jõudsime randa. Temperatuur on väga hea, et suht soe on, aga tuuline on. Nii et me üritame nüüd leida mingisuguse varjulise koha, kus oleks vähem tuult. Tänju, kuule, see on nii tore, Joppe, sa oled nii vahva, vaata kui tore ta on. Valisime 3 suure puu vahelise ala. Siia paneme oma piknikulina maha.